Nii, aga tere tulemast siis veel kord meie nüüd siis juba teisele veebipungile ja tänaseks teemaks on meil siis õuesõpe. Et kui me siin uurisime ja lugesime ise, et mida siis õuesõppe kohta kirjutatakse ja ka teaduskirjanduses, siis tegelikult hästi tore oli see, et meil kuidagi õnnestus need sellised võib-olla õuesõpet iseloomustavad märksõnad, sellised olulisemad märksõnad võib-olla mahutadagi ära siia õuesõppe tähtede alla. Ja ma hästi lühidalt siis igalühel neist natukene peatun lähemalt. Et tõesti järjest rohkem on teaduskirjanduses või ka teadusuuringuid selle kohta, mis näitavad, et õuesõpe aitab kaasa õpitulemustele, headele õpitulemustele. Ja võib-olla üks oluline põhjus, miks see nii ongi see, et õuesõpe võimaldab siis läbi viia ka sellist uurimuslikku õpet ja võib-olla aktiveerida õpilasi ennast rohkem, ärgitada nende enda uudishimu ja selle tulemusel on leitud, et õuesõpe toob siis kaasa just eelkõige selliste omandatud teadmiste parema rakendamise sellistes elulistes olukordades ja elulistes ülesannetes. Ja see ju tegelikult ongi see, et mida me tahame, et õpilased nende teadmistega, mis nad koolis omandavad, saaksid hästi siis selliste praktiliste probleemide lahendamisega hakkama. Samamoodi on järjest rohkem infot siis selle kohta, et õuesõpe annab tegelikult hästi head võimalused ka õpilaste sotsiaalsete oskuste arenguks ja toetab seda. Et ilmselt eelkõige on see siis seotud sellega, et võib-olla need õuesõppe tegevused ja ülesande püstitused on sageli ka sellised, mis nõuavad õpilastelt sellist koostööd, rühmatööd ja seeläbi siis arenevad ka nende sotsiaalsed oskused, et näiteks on leitud seda, et õpilased siis tunnevad ennast ise enesekindlamalt suheldes, samamoodi nende selline kuuluvustunne ja võib-olla ka selline klassi ühtsustunne paraneb. Õpimotivatsioonist juba siin läbi selle uudishimu korraks oli juttu, et aga tõepoolest siis õuesõpe aitab kaasa ka õpimotivatsioonile, et õpilased ise tunnetavad, et see õues õppimine on nende jaoks põnevam, huvitavam. Siis võib-olla selline hästi oluline teema praegusel ajal on ka kindlasti keskkonnateadlikkus ja kuna õuesõpe võimaldab hästi just tundma õppida ka sellist oma lähikeskkonda, siis on leitud seda, et need õpilased, kes regulaarselt siis õuesõpet saavad või õues õppimas käivad, et nende on ka siis suurem keskkonnateadlikkus. Ja viimaks, et võib-olla, mis on siis ka eelkõige seotud just selle õuesõppe selliste tegevuste ja ülesande püstitustega, et see võimaldab ka õpilasel hästi arendada selliseid enesejuhtimisoskusi, et selline uurimuslik ja aktiivne õpe. Nii, aga kui me nüüd kõigist nendest õuesõppe positiivsetest mõjudest räägime, et siis samas võib-olla peaks üldse kõigepealt kokku leppima, et mis me selle õuesõppe all ikkagi siis täpselt mõtleme. Et kas see on see, kui me lihtsalt võtame klassiruumil seinad ümbert ära ja viime selle klassiruumi nii-öelda õue, värskesse õhku, või see on midagi muud. Et kindlasti praeguses sellises viirusolukorras, et
on ka sellisel lihtsalt värskes õhus õppimisel oluline positiivne mõju. Aga eelkõige, kui me räägime siis ikkagi selle õues õppe sellistest hüvedest või kõigest sellest positiivsest, mis ta endaga kaasa toob, siis me räägime ikkagi sellest, et eelkõige need ülesandepüstitused ja tegevused on sellised elulised ja uurimuslikud ja kasutavad ära siis selle lähiümbruse võimalusi, et siin näiteks on õpilased, ma saan aru, mõõtmas koolimaja seina. Samamoodi siis lisaks sellisele kooli lähiümbrusele, et ka just või ütleme kooli õuealale, et kindlasti ka sellised kooli lähiümbruse pargid ja õuesõppeks sobivad rajatised on hea kasutusele võtta. Ja loomulikult siis õuesõpet hästi tore ja mugav läbi viia on ka päriselt metsa minnes ja loodusesse minnes. Ja kui me räägime sellest, et kui sageli see õuesõpe võiks toimuda selleks, et nende selliste positiivsete mõjudeni jõuda, et siis selge on see, on ju, et kui me teeme seda 1 või 2 korda aastas, siis ilmselt kõik need mõjud ei avaldu, aga et nendes uurimustes siis, kus õuesõppe mõjusid on uuritud, on üldjuhul see regulaarsus olnud selline, et õpilane saab siis õues õppida minimaalselt 2 tundi nädalas, või siis selline edasijõudnum tase juba, et terve 1 õppepäeva nädalas või siis ka üle nädala. Ja mõningatel andmetel siis tõesti need õpilased, kelle koolipäeva üheks osaks on ka õuesõpe, on leitud, et võivad liikuda päevas isegi enam kui 2 korda rohkem kui siis need õpilased, kes õpivad ainult klassiruumis. Ehk siis siia lisandub ka see positiivne tervisemõju läbi liikumise. Aga et kuidas meil olukord praegu õuesõppega on, et te kõik olete, võib-olla kõik ka ei ole päris, aga see koolid on meie võrgustiku koolid, siis on täitnud Kena ehk siis sellist oma eneseanalüüsi tööriista ja seal on meil küsimus siis ka õuesõppe kohta või õigemini selle kohta, et kas õpetajad kasutavad ainetundide läbiviimisel ka õueala ja lähiümbruse võimalusi ja me näeme seda, et nendest koolidest, kes siis Kena on täitnud, 2018. määral siis 8% koolidest nõustus sellega, et õpetajad suurel määral neid õueala ja lähiümbruse võimalusi kasutavad ja 2020 on see protsent 21. Et igal juhul me näeme sellist väga positiivset muutust, aga samas ilmselt see ei ole veel päris see koht, kus võib-olla loorberitele puhkama jääda, et kindlasti arenguruumi veel on. Ja nüüd ma siit annaksin edasi sõna Maarjale, kes siis võib-olla jagab natuke selliseid näpunäiteid, et kuidas? Ja nüüd tuleb see vaadata, kui hästi me Katriniga suudame koostööd teha, sest pult on ju Katrini käes ja minu käes on siis sõnajärg, aga kuidas siis õues õpetada? Et meil on väga palju neid erinevaid viise, me oleme ju ise näinud ka ja hästi tore, võib-olla küsin teie käest, et te võite nüüd noogutada, et kuidas see pilt siin praegu tundub, et kas, kui me teeme õues õpet, kas siis mõeldakse midagi sellist. Võib-olla te võite vabalt tõsta käe, kes õuesõppet niimoodi läbi viib. Me väga tahaksime tulla vaatama, aga tegelikult neid võib-olla mõtteid ja näpunäiteid, kuidas seal õues siis õpetada ja mis seal siis teha, mõningad on. Ehk siis
võib-olla selline väga hea klassika, millest alustada on ikkagi see, et on ilmastikukindlalt riidesse, et ise oleme ka kogenud seda, et kui ikkagi halva riietusega lähed kas või koolitusel näiteks õue, siis see ei ole just kõige mõnusam asi, et võib-olla selline riietus ja eelnev teadanne, et õue minek on, et kõik saaksid selleks ka valmistuda. Kindlasti on sellised tööülesannete ja õppemeetodite siis planeerimine, et me oleme tegelikult uurinud ka neid ABC-id siis meie haldja Kertu käest, kes siis ise väga hästi neid tegevusi kõiki praktiseerib ja tema tõi ka välja, et selline tööülesanded peaksid olema siis just õues hästi sellised üheselt mõistetavad, et kuna seal seda ilmselt muud tähelepanu läheb igale poole mujale ka, et siis sellised õppemeetodid ja ülesanded oleks ka hästi läbi siis ka mõtestatud. Ja muidugi ka koht, et kus mida teha, et kas kui on plaanis midagi üles riputada, et kas tegelikult ka on neid kohti, kus midagi üles riputada või et kas samal päeval veel keegi kuskil õues õpet teeb, et võib-olla see kohavalik on ka alati selline, mida varem siis natuke planeerida ja läbi mõelda. Nii, tuligi järgmine slaid. Ja kindlasti siis erinevad sellised ilmastikukindlad materjalid, mida saab kasutada. Kui Kertu mulle need mõtted saatis, siis ma väga ootan seda, kui ta vannitoa kardinatega meile mõne meetodi saadab, et isiklikult küsin ta käest seda. Aga et sellised materjalid, mida siis ka õues kindlasti kasutada, et arvestada siis sellega, et Eesti ilm ei ole armuline alati, et kasutada siis selliseid veekindlamaid asju. Ja minu meelest on hästi tore näide, kuidas teha väike varjualune on siin pildi peal ka, et kuidas kasutada ära siis vihmavarju. Siin on neid isegi 3 tükki kokku pandud ja tehtud selline tore siis varjualune, kus all siis tegelikult võib-olla ka mingite asjade või tehete või lehtede täitmise ajal saab siis mõnusalt seal all siis olla. Et selline tore võimalus siis selline ka. Ja võib-olla sellised praktilised abivahendid, mida me tegelikult oleme ise päris palju näinud, ja mida me oleme ka ise koolitustel kasutanud ja kui me oleme õpetajate käest ka küsinud, et mida nemad siis ka kasutavad, siis need mõtted on sageli ühtinud. Et kindlasti võib-olla õues kirjutamiseks on alati sihuke esmane valik siis kirjutusalus, et kus õpilane saab ise siis mõnusalt liikuda ja kirjutada. Samamoodi võib-olla kasutada selliseid erksamaid värve. Mäletan ka ise, kuidas oleme teinud korduvalt rohelisi sedeleid ilusal kevadisel rohelisel ajal ja siis neid tuleb rohkem otsida muidugi ja et on rohkem liikumist, aga kui nad kõik kadunud on, siis on nagu natuke kehvasti, et võib-olla kasutada selliseid erksamaid toone siis, et kui siis on erinevad värvi siuksed töölehed. Kindlasti selline taaskasutus, siin on näha ühed CD-plaadid, mida väga-väga paljud juba kasutavad, et Facebookis eelmises õuesõppe siis päeval ka ja samamoodi siis erinevad kiletatud asjad või siis kiletaskuid, et paberid ei saaks märjaks, et kiletaskute peale saab siis kirjutada siis tahvlimarkeritega, mis siis pärast saab ära kustutada, et saab siis korduv kasutada ka töölehti. Ja üks võimalus siis on ka need kaelakaardid, mida erinevatel koolitustel ja näiteks konverentsidel jagatakse, et ka siis nende sisse siis erinevaid ülesandeid siis panna ja neid saab ka siis kasutada selliseks vihmakindluseks. Nii, ja et tegelikult mulle tundub praegu isegi öelda, kuna ikkagi sirvisin väga põhjalikult meie Facebooki ja meie Facebooki gruppi ja Padletit, siis mulle tundus, et siin ei ole nagu vist ühtegi inimest, kes ütleks, et ei ole võimalik õues õppida ja nii tore on näha, et ka tegelikult kõik seda ka väga suures osas katsetavad, ja tõepoolest ka uuringud näitavad seda, et õues õpetamine on siis ka tõhus viis väga selgelt ka siis ainetundides kasutamiseks ja samamoodi kui me vaatasime, et mis on need õppeaineid, mida siis uuringud välja toovad, et mida siis võib-olla peetakse selliseks heaks õuesõppe siis võib-olla õppeaineks,
siis mulle tundub, et need võib-olla draama, ma ei ole kindel, et kas selle ma Facebookis leiaksin, aga mulle tundub, et teised õppeained olid küll nagu ikkagi väga selgelt meie Facebookis ka esindatud, et matemaatika, loodusained, siis erinevad keeled, kunstiained, geograafia, ajalugu, kirjandus, et kõike siis oli ka meie Facebooki lehel siis leida, et see on nagu selline hästi tore oli näha, et neid erinevaid võimalusi siis kasutatakse. Ja võib-olla on nagu see, mis me ise ka tunneme, et on tegelikult hetkel võib-olla selline suur küsimärk on see, et mida teha siis 3. kooliastmega, et nemad on sellised juba suuremad ja võib-olla nagu tunduvad võib-olla mõned tegevused nende jaoks mitte nii sobivad, aga me ise oleme siis tegelikult õpetajad või õpilaste käes siis ka küsinud, et kuidas nad suhtuvad õues õppesse või et mida nad ise tahaksid teha, siis tegelikult ka 3. kooliaste on ise toonud välja, et õues on võimalus päris palju erinevaid asju teha, et näiteks bioloogias saaks siis õues käia, uurida lehti ja putukaid, samamoodi siis keeltetunnis ja ajaloos siis miks mitte käia siis erinevaid ajaloolisi kohti vaatamas. Nii et tegelikult on võib-olla see 3. kooliaste ka selline, kelle peal siis ikka julgelt võiks siis ka katsetada. Ja siia lõppu siis selline tore tsitaat ka ühelt 3. kooliastme õpilaselt, et kuidas siis tema ajalootundi kirjeldaks, et siis saaks näiteks ajaloos lähme Toomemäele, et õpetaja räägib meile, mis lahingud siin on olnud. Ma ei tea, kas Toomemäel on lahinguid olnud, igatahes umbes niimoodi. Kui midagi räägitakse ja siis sa kõnnid sellest mööda, siis tuleb meelde. Vaatad ja saad ette kujutada. Tekivad mingid seosed kergemini. Siin majas oli kunagi mingi muu asi, siis jäädki mõtlema, et kui põnev. Kõnnid teinekord mööda ja jälle mõtled sellele samale asjale. Et see on niisugune tore asi, et just 3. kooliaasta on ise võib-olla selle välja toonud, et niisugused olukorrad või selline mälu tekitamine erinevate kohtade läbi on nendel ka igati teretulnud. Aga nüüd mulle tundub, et te olete liiga kaua istunud ja mul on tunne, et kuna me tegelikult, ma vaatan üle, meil on 92 siin, et mul on nagu tunne, et meil oleks ikkagi vaja saada päriselt ka tuttavaks, et siis me küsime, nüüd on aeg vaadata natuke enda sisse ja panna ka kaamera sisse, et me näeksime teid natuke rohkem, sest kas te olete kõik püsti tõusnud ikka, jah? Keegi kuulab istudes ka, jah? Nii ma ootan, kui te päriselt püsti tõusete. Ka siin nalja ei ole. Nii, et nüüd on siis väga aeg vaadata enda sisse ja on aeg siis ka avaldada teistele siis oma tegelik pale läbi järgmiste küsimuste. Ja ma seletan ennem ära, et kuidas see tegevus siis käib, ehk siis ekraanile tulevad, need ei ole isegi küsimused, aga sa pead valima ühe siis valiku, et mida sina arvad, siis sul on 3 valikut ja siis sa iseloomustad ennast läbi nende liigutuste ka, et siis me kõik saame nagu aru ka, et milline inimene sa päriselt oled. Ma olen nüüd selle põnevuse niimoodi üles krutinud, et te kindlasti mõtlete, et mis siit nüüd tuleb. Luban, et midagi väga hullu ei tule. Aga ma ei tea, Katrin, kas me hakkame nende küsimustega pihta? Jaa, nii ja tara, esimene küsimus. Ehk siis ole hea, vali nüüd siit üks loom ja mõtle, kes see sina võiksid olla. Ahah, ma ei hakka, jah. Mina näen siin lõvisid. Laura on ka lõvi, äge. Väga hästi, nii, selge, aga see ei ole veel kõik, me lähme veel sügavamale. Nii, ja järgmine küsimus, et kui sa peaksid olema maiustus, siis milline neist? Katrin ei kuulanud isegi lõpuni. On šokolaad, jäätis või küpsis? Sellest valikust vist oleks. Jaa. Meil teevad veel kaasa, nii tore. Nii, väga hästi. Pärast moodustame need jäätise grupid ja küpsiste grupid. Nii, aga järgmine küsimus, see ei ole veel kõik. Kui sa peaksid olema pill, siis milline neist? Milline iseloomustaks sind kõige paremini?
ma ei hakka siin üldse. Ma teen väga kõva häält, kui vaja on. Nii, väga hästi. Nii, kuulge, super. Ühesõnaga, et liikumispaus siis sai ka tehtud, et kui keegi enne magama vaikselt hakkas juba jääma. Aga nüüd meil on siis aeg meie esimeseks esinejaks. Ja meie esimene esineja, on kohal küll, ma vaatasin juba, ei ole ära kadunud, ei ehmunud ära meie küsimustest, on siis Egle Rumberg ja tema on meile tulnud siia täna ekraani juurde Uulu põhikoolist. On nii? On nii? On nii. Ja tema räägib siis meile, jagab kogemust siis õigemini selle eelmise õuesõppepäeva kohta ja võib-olla räägib sellest, kuidas tervet koolipere kaasata ja võib-olla räägib seda siis natuke rohkem läbi siis koolijuhi silmadega. Nii et palun, Egle, ekraan on sinu. Ega ma ei uskunud, et täna teid nii palju on, nii et natuke kõhedaks võttis, kui ma nägin, et seda suurenevat arvu, aga ma üritan hakkama saada. Mina olen siis Uulu kooli direktor ja meie oleme Liikuma kutsuva kooliga ühinenud tegelikult sellel aastal alles. Aga ma näitan natukene teile meie teekonda ja siis jõuan õuesõppepäevani ka. Uulu põhikool asub siis Pärnumaal. Me oleme 13 kilomeetri kaugusel Pärnust Läti poole. Nii, ja miks ma tahan natukene algusest rääkida, siis minu jaoks on hästi oluline koolijuhina olnud see, et see Liikuma kutsuva kooli programmis osalemine ei oleks ainult üksikud elemendid õppeaastas, vaid oleks selline süsteemne tervik. Ja kui mina tulin koolijuhiks siia kooli aastal 2017, siis algusest saadik ma hakkasin mõtlema, et mis peaks olema see, mis meie kooli erilisemaks teeb. Ja ma teadsin juba siis, et me võiksime mingi programmiga liituda. Ja aja jooksul ma tutvusin siis erinevate programmidega, ettevõtlik kool ja Liikuma kutsuv kool ja tervist edendav kool. Ja ma teadsin, et mingi selline meie oma programm peaks ikkagi ka meie kooli jõudma. Ja kui me siis arengukava hakkasime koostama, siis osavalt ma siis sinna põimisin sisse selle, et mingi programmiga me peame nüüd arengukava perioodil liituma ja meie roll on nüüd enda jaoks kõige sobivam leida. Uulu kool on alati olnud hästi sportlik. Meil on olnud siin suusaklassid, korvpalliklassid. Me oleme Pärnumaal väga sageli kõige sagedasem spordivõistlustel osaleja. Meil on alati spordipäevad, meil on hästi selline liikumist toetav kool on meil kogu aeg olnud. Ja seetõttu oli juba esimene otsus see, et see peab olema midagi liikumisega, sest me juba oleme ikkagi üsna liikuvad. Ja kui ma näitan siin, see on meie arengukava, mis meil täna kehtib ja meil koosneb arengukava 4 valdkonnast, millest üks on siis tervise edendamise toetamine, kus all on siis alapunkt, et otsustada siis ära, et millise programmiga me liitume. Nii, kui me siis arengukavaga pihta hakkasime, siis me alustasime erinevate programmide tutvumisega. Ja miks Liikuma kutsuv kool mind iseennastest kõige rohkem kõnetas, oli see, et esiteks on ta teaduspõhine, mis mulle väga meeldib. Ja teiseks, seal on keskendatud ikkagi tegevustele, sest et õpetajate hirm oli see, et kui me nüüd mingi programmiga liitume, siis see tähendab, et me peame hakkama hästi palju dokumente täitma ja neile meeldib dokumentide täitmised. Nii et see oli nagu peamine hirm. Nii, ja siis igal juhul me jõudsime selleni, me alustasime 2018 sellega, et me peaksime jõudma mingi programmini ja aastal 2021 jõudsime me selleni, et me liitusime siis Liikuma kutsuva kooliga. Ja veebruaris oli vist see aeg, kui te teavitasite, et meil on nüüd vedanud, aga siis me olime kõik ju kodudes. Me ju koolis õppetöös ei saanud osaleda ja kui lapsed 1. märtsil kooli jõudsid, siis me tähistasime seda nii ägedalt. Meil oli tänate ukse peal on silt Uulu põhikool on Liikuma kutsuv kool, nii et nad kõik, kui nad ukse avasid, nad lugesid, me oleme nüüd Liikuma kutsuv kool. Siis oli ülesanne vaheta riided ja mine läbi liikumisrada. Me olime just enne võitnud selle siseliikumisraja. Nii et me avasime terviseraja sellel samal hommikul. See rada läbi meil 1. ja 2. korrust
ja kõik olid kohustatud minema, siis me ütlesime, et no nüüd algab, me oleme nüüd liikuma kutsuv kool, minge kõik läbige. Ja siis me ütlesime, et lõpus on üllatus ja siis lõpus ootas üks õpilane siis müslidega, et need, kes siis kõik raja ikka läbi tegid, said müsli endale ka. Nii et meie esimene päev oli siis selline, kus kõik raja läbisid, ka õpetajad. Mida ka mina koolijuhina olen kogu aeg silmas pidanud, on see, et see liikuma kutsuva kooli roll on läbiv. Et kui me küsime, kes seal on, siis seal ei ole ainult huvijuht, vaid seal on terve koolimeeskond, seal on kõik õpilased ja seal on kõik lapsevanemad. Ma olen väga sageli poole aasta jooksul kasutanud vastuseid, me oleme liikuma kutsuv kool. Noh, näiteks, miks meil jälle mingi spordiüritus on? Me oleme liikuma kutsuv kool. Miks me peame jala minema sööklasse? Meil söökla asub teises majas kuskil 400 meetri kaugusel. Me oleme liikuma kutsuv kool. ja see on nagu selline tohutult nagu selline sõnumi edastamine olnud, aga me kõik oleme liikuma kutsuvas kooli liikmed. Ei ole nii, et huvijuht üksinda ja siis siin peksab õpetajaid ja õpilased, tehke nüüd midagi, et me oleme seal programmis sees. Siis miks me oleme? Ei ole lihtsalt see, et me saame nüüd lihtsalt öelda, et me oleme liikuma kutsuva kooli üks kool, vaid meie jaoks päriselt on oluline see, et lapsed väärtustaksid oma tervist, et me ise väärtustaksime oma tervist, et me mõistaksime, et liikumine on oluline. See on nagu see algus ja liikuma kutsuv kool on väljund sellele ja ta toetab meie seda tervise teadlikkust ja enda nii-öelda hoidmist. Ja kuidas me seda teeme? Me ei tee seda nii, et me osaleme kord aastas õuesõppepäeval ja siis oleme õnnelikud, kui Slackline'i endale saame, vaid läbivalt. Me oleme sellel aastal jõudnud selleni, et meil on üldtööplaani 5. peatükk on liikuma kutsuva kooli tegevuskava, kus on siis aasta tegevused, mida me liikuma kutsuva kooli jaoks teeme. Et see on selline süsteemne ja see on läbiv ja see on nagu tohutult hästi ka kaasa tulnud. Näiteks, kui me õppeaasta lõpetasime, siis meil on kombeks, et tavaliselt üks õpetaja korraldab enda juures siis õppeaasta lõpuürituse. Ja siis meie armas vene keele õpetaja korraldas sellel aastal ja ta ütles, et ja me alustame Tolkuse rabas, me oleme siiski liikuma kutsuv kool ja me lähme kõigepealt jalutame rabas ja siis lähme teeme siis aasta lõpupeo. Või siis, kui oli õpetajate päev, siis õpilased andsid oma tunnid ära ja ütlesid, no nii, nüüd on õpetajad teie kord ja meile järgnes 1,5 tundi siis liikumistegevusi, sest lapsed ise ütlesid, me oleme ju liikuma kutsuv kool. Või siis kolmanda näitena ma toon, kuidas mul oli vald saatis õpetajate päeval meil saatis meile võileivatordi ja kringli ja need olid selliste suurte puitaluste peal. Ja siis ma pidin need vallamajja tagasi viima, vallamaja asub meil ka siis 400 meetri kaugusel. Ja võtsin auto võtsmed ja lõikelauad kätte ja astun uksest välja, et lähen nüüd sõidan autoga see 400 meetrit ja siis ma seisan seal õuetrepi peal, ma jäingi siis seisma ja siis ma mõtlesin, Egle, me oleme liikuma kutsuv kool, ma panin autovõtmed taskusse ja läksin jala. Nii et see on selline igapäeva osa ja nagu hästi, nagu mina juhina ise olen see, kes kogu aeg ütleb, et me oleme liikuma kutsuv kool ja siis see nagu on kuidagi kõikide ajudesse kohale jõudnud. Nii, aga kuna tänane teema on ikkagi õuesõpe ja õuesõpe on üks osa, aga mitte ainuke osa liikuma kutsuvast koolist, siis kui me hakkasime õuesõppepäeva planeerima, siis meie enda jaoks oli ka oluline teada, miks me seda teeme. Me ei tee sellepärast, et liikuma kutsuv kool käseb teha meil õuesõppepäeva, vaid me päriselt tahame seda teha. No ja natuke kohustust on ka, eks. Ja mulle hästi kõnetas teie esimene ettekanne. Ma mäletan, et kui ma esimestel aastatel ütlesin, et kuulge, see on päris imelik, et me oleme nii looduskaunis kohas olev kool, me oleme põhimõtteliselt metsa sees ja me õpime puidraamatust. Et kus see seos on? Meil on omal kooliaed, mitmel koolil on täna veel kooliaed, meil on oma kooliaed, aga me ei kasuta seda õppimiseks. Ja siis tuli üks õpetaja minu juurde ja ütles, et kuule, Egle, mina olen nõus sinuga, et õuesõpet peaks rohkem olema, aga kas me saaks kooli ette rohkem laudu ja tooli, et ma saaksin siis nagu õpikutega nagu õue minna. Ja siis ma mõtlesin, et ja ma sain aru, et esimene asi on see, et vaja on selgitada, mis asi on õuesõpe. Ja siis meil oligi, me pidimegi lõpuks õpetajate koosolekul ütlema konkreetselt välja, et õuesõpe ei ole see, et sa võtad töövihiku ja lähed lahendad seda õues. Siis teine on see, et mida õpetajad kardavad. Enamus õpetajad on ju ikkagi harjunud, sa võtadki oma õpiku, sa võtad oma töövihiku ja teed teema kaupa. Siis tuleb sul huvijuht või direktor ütleb, no nii, nüüd lähme õue.
ja nad ju kardavad, sest nad ei ole harjunud sellisel viisil õpetama. Ja see oli ka selline hästi peamine hetk, et te saate sellega hakkama, see on äge, meil on ühine õuesõppepäev ja vahet ei ole, mida sa teed, sa lähed õue, me nagu meie jaoks kuna see oli meie jaoks esimene kord, siis meie eesmärk oli see, et kõik läheksid õue. See, mis see sisu on, ei olnud meile sellel hetkel oluline, kuna me tahtsime nad lihtsalt saada mugavusest välja, et sa lähed, astud õue ja sa viid õppetööd seal läbi. Ega ma natuke pelgasin ka, et mis sealt välja tuleb, aga tulemus oli suurepärane. Siis muidugi see, et kuidas saada positiivne kogemus ja ikkagi, et rikastada õppetööd, et mõttemaailma muutumine, et paratamatult käib kaasas selline mõtlemine, et õuesõppetund raiskab aega. Aga kui sa suudad selle ikkagi nii efektiivselt läbi viia, et tal on oma tulemused, siis saad aru, et see ei ole raiskamine, see on tegelikult väga tõhus õppimine. Ja kui me siis planeerima hakkasime, siis meie huvijuht teavitas kooli nii, et ta saatis siis infokirja, see oli see, mis teie liikuma kutsuva kooli alt olite kirjutanud, et õuesõppepäev tuleb nii kihvt ja siis huvijuht saatis kirja edasi ja ta alustas kirja siis lausega. Mul on suurim au teile teatada, et Uulu põhikool on registreeritud ning osaleb rahvusvahelisel õuesõppepäeval. Nii, oleme ausad, suur enamus õpetajaid loeb seda kirja ja mõtleb, miks need huvijuhid üldse olemas on, ma ei saa aru, jälle mu tund on rikutud, siis vaatad nii, mis päev see on, mida ma nüüd teen. Ja see on normaalne. Meil koolis on selline taktika näiteks, et kui meil juhtkonna protokoll läheb ja seal on sellised ebameeldivad uudised sees, siis me hommikul saadame protokolli ära ja siis me 2 tundi õpetajate tuppa ei lähe, sest me laseme neid rahulikult siis oma emotsioone väljendada. Ja siis 3. tund lähme ja siis ütleme, et on ju äge, et õuesõppepäev toimub. Minu arust on see nii kihvt. Ma juba olen mõelnud, ma ise teen seda ja seda. Et see on nagu, ja see on normaalne, sellepärast, et me inimestena oleme mugavad ja me vajame natukene tõuget, et oma mugavustsoonist välja minna. Siis alguses, kui ma tänaseks ettekandeks valmistama hakkasin, ma tahtsin siia kirjutada, et kõigil oli vaba võimalus minna, et kas teevad siis või ei tee, aga siis kui ma huvijuhiga rääkisin, siis meil meenus, et tegelikult ikka päris nii ei olnud. Huvijuht oli sõnastanud või me ühiselt sõnastasime selle nii, et iga klass peab vähemalt 1 tunni õues õppima. Ja palun andke siis teada, mis klassiga, mis tundide tegema lähete. Ja nüüd, kui ma tagantjärgi mõtlen, see taktika oli väga hea. Mitte, et iga õpetaja peab 1 tunni, vaid iga klass 1 tunni. Ja ega siis õpetajad omavahel ju ei rääkinud, et kas sa lähed 5. okei, ma siis nendega enam ei lähe. Et lõpptulemus oli ikkagi see, et enamus olid õues. Ja siis eriti mulle meeldisid need hetked, et kui oligi, klassid käisid seal 3 tundi ära ja siis 4. tund oli klassiruumis ja siis nad küsisid, ise õpilased küsisid õpetajalt, aga miks meie täna õues pole? Et see oli kuidagi selline nagu, hästi, see tuli nii hästi välja, sest kõik olid eelnevalt teavitatud, kõik teadsid, lapsed teadsid, õpetajad teadsid, et igaüks on vähemalt 1 tunni õues. Ja kui meie õuesõppepäev läbi oli, siis oli see ikkagi see hetk, et issand, kui äge, et see tulemus oli super ja lapsed olid rahul ja õpetajate saite suurepäraselt hakkama ja ei olnud nii, et ma ei tea, kuule eesti keele õpetajad, sinu ülesanne oli küll nii mõttetu või midagi taolist. Ei, me tundsime absoluutselt selle üle rõõmu, et kõik läksid välja, mis oli nagu eriliselt tore. Nii, kui ma nüüd võtan, mis meie õppepäeva siis sisuga oli. Meil on koolis nii, et nii direktor, mina kui ka õppejuht, me mõlemad oleme ka õpetaja rollis. Ja see on meil teadlik valik olnud just seetõttu, et kui me igasuguseid korraldusi jagame, siis me peame ise ka seda tegema. Nii et siis iga nagu uue dokumendi, õpetaja peab uue dokumendi koostama, siis me alati suudame mõelda, et kas ma ise tahaks seda teha õpetajana, kas ma ise tahan seda teha. Et me koos nagu mõtleme ikkagi ühiselt läbi, et kas see annab tulemust ja nii edasi. Nii et kui te vaatate seda esimest pilti, kus lapsed mõõdavad, see on minu matemaatikatund ja meil oli just ristahuka täispindala ja ruumala arvutamise teema, mida ma sain suurepäraselt ära kasutada. Ma ostsin koolile mõõdulinte, ma läksin lastega staadionile ja ütlesin, et teate, nüüd on selline lugu, et koolimaja on liiga väike ja me peame nüüd vallal esitama uue projekti, et meil siia staadionile ehitame nüüd uue koolimaja, et mujal meil ruumi pole, et siia tuleb, et arvutage nüüd välja siis, et mis selle ruumala tuleb. Ja ma andsin neile ainult mõõdulindid. Ma ütlesin, et ise nagu leidke siis võimalus, kuidas te arvutate. Ja minu arust on ka see üks koht, et kuidas see õuesõpe nagu mõjub loovusele. Et koolijuhina ei tohi nagu õpetajatele väga nagu
panna nii kindlaid piire, samamoodi ei tohi ka õpilastele piire anda, sest see sama olukord, kuidas nad jagunesid gruppidesse, nad pidid mõõtma, nad teadsid, mis küljed nad ära mõõtma peavad, aga nad leidsid täiesti erinevad viisid, mis nad tegid, kes luges aiapaneele, kes mõõtis sammudega pikkuse ära ja siis mõõtis oma sammu ära, kes läkski mõõdulindiga. Noh, ja ma lasingi neil ise teha, sest see oli nende õppimine. Ja siis pärast, kui vastused tulid, siis me kõik koos naersime nii südames, sest et need arvutused lõpuks olid nii erinevad kõikidel. Ja no siis ma ka selgitasin, et see on mõõtmisviga on täiesti okei ja sellest ei ole mitte midagi. Ajalooõpetaja on meil õppejuht ja tema siis saatis siis oma koduküla uurima lapsi ja nad pidid siis leidma ajaloolisi kohti, ajaloolisi hooneid ja kui nad olid oma pildid ära teinud, siis nad kõik arutasid, et mis on selle koha lugu. Mida ka meil varasemalt ei ole, et me olemegi Uulusa, palju me tegelikult Uulust ja Uulu ajaloost teame, mis oli ka laste jaoks väga põnev. Aga see minu enda matemaatikatund oli esimene tund ja see oli samamoodi, et kui sa esimesel tunnil vaatad ikkagi, et direktor läheb, no ma ei saa ju direktorile alla jääda. Et ikkagi selline, et koos tegemine. Siis samamoodi, siin on üks esimene pilt on kunstitunnist. Kunstitunnis õpetaja veel nii ägedalt ütles, et nad pidid leidma ühe taime, mida joonistada. Ja üks poiss ei tundnud ära koolimaja ees olevaid taimi ja siis õpetaja oli nii vaimustuses sellest, siis ma otsin kohe, mis selle äpi nimi oli. Õpetaja ütles, et poiss oli äärmiselt nutikas ja võttis appi Flora Incognita äpi ja läbi selle sai teada, mis taim see on. Õpetaja ilmselt ei teadnudki, et selline äpp olemas on. Nii et tohutult selline ootamatu õppimine jälle. Kehalise kasvatuse õpetaja lasi 9. klassil lubas kasutada kõiki vahendeid, mis staadionimajas on ja lubas teha siis 4. klassile takistusraja ja nad pidid ise ka seda läbima. Ja 9. klass oli reaalselt, kui nad olid selle valmis saanud, siis nad ütlesid, et issand, see on nagu parim takistusrada üldse, mida me läbinud oleme. Et jälle selline üleklassiline õppimine. Või siis ka kolmas pilt, mis natuke kvaliteedilt on natuke kehv, aga õpetaja kasutas kinnistamiseks tundi. Ta võttis erinevate ainete teadmised, ta tegi metsa erinevad õpipunktid, lapsed veeretsid täringut, pidid leidma metsast selle numbriga koha siis ülesse ja vastama küsimusele. Et samamoodi, et sa võtad teema jälle kokku. Et ei ole nii, et sa mõtled, vaatad puud, nii, mida ma sellest puust õppida saan, vaid kuidas ma saan erinevaid teemasid üldse siis õues õppida. Et hästi selline, hästi kihvt. Keemiaõpetaja tegi reaalselt katseid. Nad määrasid mee sees lihtsuhkruid. Noh, minu jaoks oli see väga keeruline mõista, mida nad seal tegid, aga nad tegid. Ja keemiaõpetaja meil on hästi selline lootusest väga-väga lugupidav inimene ja siis nad kuulasid koos veel pärast Siuts äppi kasutades, kuulasid erinevaid linnulaule ja tuvastasid linde ja üldse siis mõtisklesid ka metsaraie ja muruniitmis üle, mis oli ka laste jaoks hästi põnev. Aga minu jaoks on ka see, et vaata, kuidas mõnel lapsel tekib ikkagi selline nagu natukene error tunni suhtes, et kui tal keemiatunniga on juba selline, et tal keemia väga ei istu ja siis ta läheb sinna klassiruumi ja istub maha ja mõtleb, see nõme tund jälle algab ja see sama õpetaja ja miks see keemia üldse olema peab. Ja siis tuleb see keemiaõpetaja ütleb, et kuulge, lähme teeme seal kivi peal ühe katse meega. No, kellele see ei meeldi? Sa võid ju arvata keemiast, mis sa tahad, aga sa ikkagi lähed õpetajaga, teed selle meega katse seal ära. Või siis siin on algklassiõpetaja pilt, kuidas nad tegid pantomiimi, õppisid tegusõnu. Laps pidi mõtlema ühe tegusõna ja pantomiimi abil siis teised pidid siis ära arvama, et mis need tegusõnad siis on, mida ta näitab. Ja lisaks meil on õuesõppe vahetunnid ja ka õuesõppe päeval olid meil kõik vahetunnid päevaplaani pandud ja kõik pidid seal osalema. Ja see on ka samamoodi jälle, et kui sa ütled 8. klassi õpilasele, et meil on liikumisvahetund ja ta ütleb, miks ma pean seal osalema, siis ütledki, et me oleme liikuma kutsuv kool. Ja nii on. Sellel aastal on näiteks nii, et meil on üle kooli esmaspäeval esimene tund, on meil 20 minutit klassijuhataja tund, 25 minutit on ühine kooli liikumispikk vahetund, siis nii-öelda, tunni osast on 25 minutit ja siis meil algab see staadionil. Ja ma võin ju ausalt öelda, aga mina olen esmaspäeval siuke, et äkki teeks arvutis midagi ja viiliks sealt, aga ma siiamaani olen iga esmaspäev ikkagi sinna läinud. Ja siis, kui nad ütlevad seal, et direktor, miks me peame seda tegema, siis ütledki, et me oleme liikuma kutsuv kool. Ja siis, kui selle esmaspäev algab selle liikumishetkega, siis tegelikult on, sa tagasi tuled, see tunne on sees nii hea.
aga see nagu minek ise võtab nagu selle kõige suurema energia, eks. Ja kui meil see liikumis vahetund oli, siis mina tegin esimese klassiga koos, mängisin kaasa Mine metsa mäng oli, kus siis pidi jooksma ja mul oli väga tore olla, sest ma olin nii populaarne valik, keda siis kogu aeg jooksma pandi ja siis kõik naersid, et nad jooksevad minust kiiremini, aga ma leppisin sellega, aga ma jooksin nendega kaasa. Ja mis on oluline ikkagi see, et kui meil see õuesõppepäev läbi oli, et minu endal oli nii hea tunne, et mul on nii äge meeskond koolis, et reaalselt, et kui me võtsime eesmärgiks teha üks äge õuesõppepäev, siis kõik andsid enda panuse. Et see oli nagu hästi kihvt ja me väljendasime ka hästi seda, et seda rõõmu, et mul on nii uhke tunne ja mul on nii hea meel, et me ikkagi koos saame asjad ära tehtud. Ja mida siis meeles pidada kindlasti, et eelnevalt läbi mõelda. Õpetajatele tuleks aegsasti ette teada anda, et see õuesõppepäev nüüd tuleb. Meie nagu tilgutasime seda infot ikkagi 6 aega järjest, et nüüd ta tuleb. Mitte nii, et sa ütled, et järgmine neljapäev on ja tee nüüd midagi. Et õpetaja saab rahulikult mõelda, planeerida, ette valmistada, et siis sa saad juba kas või teemade järjekorraga mängida, eks. Et võtad mõne teise teema, mida õues võib-olla nii hästi ei saa, võtad ette ära. Siis, et see oleks üks tore päev, mitte selline, et ma ei tea, ongi selline natuke vingumine või viha sellega, et mingi nõme üritus, vaid et see oleks tore päev ja et see kõik selle rõõmu kõik teeksid. Siis, et ikkagi ise eeskujuks olla ja võimalusel kaasa lüüa ja julgustada õpetajaid, et ei ole halba õuetundi. Aga kindlasti tuleb siis ka mõelda seda, et mida järgmine kord saaks paremini teha. Ja mis on minu suurim leid ikkagi on olnud see, kui lai on loovus ja kuidas õpetajad nagu ise leiutavad nii põnevaid mõtteid. Ja siis, kui sa tutvud teise õpetaja läbi viidud tunniga, siis sa hakkad ise juba mõtlema, äkki järgmine kord teeks veel niimoodi. Et mis on nagu hästi leidlik ja ideede jagamine ikkagi nagu arendab loovust väga palju. Nii. Ja siis viimaseks, kui ma oma ettekande valmis sain, siis ma mõtlesin, et ma panen viimaseks lause, et liikuma kutsuv kool on mõtteviis. Ja minu arust see on nagu miski, mida ikkagi peaks järgima, et ei ole nii, et liikuma kutsuv kool saadab neid kirju ja siis osaleme sellel veebivungil ja teeme siis sellel ühe õuesõppepäeva kaasa ja siis me saame öelda, et me oleme liikuma kutsuv kool, vaid see on ikkagi selline läbiv ikkagi mõtteviis. Ja kui see mõte on ikkagi kooliperele omaks võetud, siis on võimalik palju kergemalt kõik ellu viia. Vot, aitäh! Vau! Sellest peab kohe nagu taastuma natuke, sellest see oli nagu nii energiat täis see ettekanne. Aitäh sulle, Egle! Kõige toredam on see, et natuke meenutas mulle, ma ei tea, kas olete mänginud seda Eesti lauamängu, kus ajaloo küsimuste vastusteks on, kui sa vastust ei tea, siis see lihtsalt nagu uupi pakud alati, et see on päts on vastus. Ja siis natuke on juba see kord, et see liikuma kutsuv kool on õige vastus. Mis iganes sa küsid, vastus on liikuma kutsuv kool. Minu mõned küsimused oleksid küll, et kuidas nagu pärast õpetajad ise, et võib-olla, sa ütlesid ka, et võib-olla mõned õpetajad olid ka skeptilised ja eks õueminek ongi keeruline, et kas te ise õpetajatega tegite ka mingi sellise tagasiside ringi või et kuidas nad nagu ise ütlesid, mis nad nagu ise arvasid sellest, mis nagu toimus ja et kas see tegelikult oli siis nii keeruline või et mis tagasisidet sealt õpetajatelt otse tuli? Minu jaoks on hästi oluline ise seda positiivset tagasisidet anda, sest vahel on ju nii, et õpetaja teeb ära, ta sai väga hästi hakkama, aga ta ei suuda nagu endale anda märku, et päris hea töö oli. Et meil on ikkagi läbivalt see, me tänamegi, kui meil on koosolek, siis me tänamegi, et see oli nii kihvt, et te saite kõik suurepäraselt hakkama. Kas te saate aru, et te kõik läksitegi õue ja tegite eriti ägeda õuesõppetunni? Et see nagu see, et kui see on hakkama saadud, et ikkagi tunnustamine, et nii on. Meil esimene kogemus tegelikult oli paar aastat tagasi, kui me vastlapäeval tegime nii, et õpetajad võtsid kõik loosi ja siis nad pidid asendama teist õpetajat. Ja siis oli ka esimene hetk, et ma tundsin hästi palju seda tunnet, et issand, kui nõme peab midagi nüüd tegema. Ja siis 3. klassi õpetaja sai keemiatunni.
ja ta on muidu hästi enesekindel õpetaja ja siis ma nägin, et oli täiesti jalust löödud, et mis mõttes ma nüüd lähen ja siis seda ohkimist oli hästi palju, aga siis ma olin siuke, et Egle, ei, see on õige, me teeme ära. Mina sain ise inglise keele ja see oli just vastlapäeva see inglise keeles oli see Show Tuesday, kus nad siis küpsetavad pannkooke ja siis oligi nii, et kui see päev käes oli, ma nägin seda paanikat, mis eelnevalt oli. Ja ma astusin ise õpetajate tuppa, mul olid kaasas sööklast põlled ja pannid ja paberid. Ja siis ma ütlesin neile, et ma lähen nüüd tundi, nad saavad kõik joonistada endale oma pannkoogi ja siis ma teen neil koridoris jooksuvõistluse, kus nad siis panniga jooksevad, nii et pannkook on seal panni peal ja siis jooksevad teise koridori lõppu ja siis nad vahetavad oma need põlled ära ja panevad mütsi pähe ja siis jookseb tagasi ja siis see õpetajate nägu vaata sellel esimesel aastal, et kuidas ma hommikul tulin, mõtlesin, ma lähen nüüd pannidega tundi. Ja siis mõtlesid, et issand, ja nemad ikka paanikas, et mis saab. Ja siis, kui see sama 3. klassi õpetaja sealt keemiatunnist tuli, ta astus õpetajate tuppa ja ta lausa oli, see oli mu elu parim tund. Ja siis ma mõtlesin ka, et see ongi see õpetajal on nagu miskipärast ta kardab, ta on oma ala ekspert, aga ta kardab mugavustsoonist välja tulla. On ju nii. Ja siis samas, kui ta saab sellega hakkama, siis ta tunneb, et ma saingi hakkama, ma ületasin selle hirmu või et kuidagi, et ikkagi avalikult tuleb tunnustada ja öeldagi, et sa olidki väga tubli ja me saimegi ühiselt hakkama ja tuli väga hästi välja. Et kui see nagu positiivselt ikkagi suhtub, siis järgmine kord ta teeb ju veel paremini. Nagu ma nüüd panniga tunde tahaks ikkagi äkki on võimalus tulla külastama, et Katrin, kas sul on mõni küsimus? Jaa, minul tuli ka üks küsimus. Ma tahtsin küsida seda, et kuidas sa tunned, et kas see üks selline ühine õuesõppepäev, kogu kooliperega läbi viidud õuesõppepäev, et kas sellel olid mingid sellised püsivamad mõjud ka? Esiteks juba see, et kui keskelt läbi ikkagi, meie koolis on siiani, ma usun, et väga paljudes koolides on see mõtlemine ikka, et õppimine toimub klassiruumis, õppimine toimubki seal õpiku ja töövihiku ja võib-olla mõne lisamaterjali abil, aga juba see mõtlemine edasi, et tegelikult saab õppida ka mujal ja väga efektiivselt saab õppida mujal ja see ikkagi rikastab õppimise seda protsessi ja õpilastel on põnev ja sul ka õpetajana on põnev, et see juba väike samm, et teisiti saab ka. Et see juba üleüldiselt andis kaasa, sest et ma tean ju, et me nüüd see aasta ikkagi mõtleme jälle järgmise sammu, kuidas edasi teha, et sellel aastal õpetajad peavad aasta jooksul näiteks planeerima ühiselt tunni koos. Et see on jälle väike samm edasi, et alustasime me sellest, et õpetaja oli valmis üldse teise õpetaja tundi minema. Et seda ei saa oodata nii, et nüüd järgmisest aastast on kõikides koolides 50% õpetaja õuesõppena. Ei, seda ei saa. Et see tuleb hästi väikeste sammudega ikkagi minna. See, et sa teed esimese sammu ja sa korraldad selle tunni ära, tuleb, kuidas tuleb. Sa õpid sellest midagi. Järgmine kord teed veel paremini ja mida rohkem sa ikkagi teed, seda paremini ta välja tuleb. Aga loota seda, et iga õpetaja ise hakkab nüüd seda õuesõpet eest vedama, on vist natukene palju. Et ikkagi organisatsioon peab olema sellest eestvedaja rollis ja juhtkond peaks ikkagi õpetajat nende sellel sammul toetama. Et see mõtlemine omaks võtta. Ma arvan. Ja, aitäh. Kuidas, et kas need mõtted, mida õpetajad ise oma tundides tegid, et kas need nagu kas õpetajad ise ka üksteisele nagu tutvustasid, mida nad tegid või et muidu on alati see, et vaatad niimoodi silmanurgast nagu piilud, et midagi ägedat tehakse, aga päris täpselt ei tea, aga tundub nagu äge, et kas nad kuidagi nagu ka jagasid oma ideid ja mõtteid või et kuidas nagu, et mis nad siis nagu tegid, et kas teised said ka kuidagi teada? Ikka said, kuna me oleme võrdlemisi väike kool ikkagi, et meil on 200 õpilast ja 20 õpetajat, et siis see info jagamine on meil ilmselt natuke kergem kui suurtemates koolides. Et kui me ikka õues oleme, siis me juba kõrvalt ju näeme, mida teised teevad. Aga me alguses olime nagu ettevaatlikud, et me lasime selle loovusel endal töötada ja enne seda päeva
me nagu neid mõtteid ei lasknud vahetada, me ikka omavahel nad arutasid ja huvijuht ütles ka, et kui te olete hädas, siis tulge ja mõtleme koos välja. Ja mõni õpetaja tahtiski eelnevalt läbi arutada ja küsida, et no näiteks samamoodi keemiaõpetaja küsis, et kui ma sellise tunni teen, kas on okei? Ja siis sa kinnitadki, jaa, see on väga okei, see on väga hea plaan, ma tahaks ka su tunnis osaleda, kui sa sellise tunni teed. Et õpetajad on nii erinevad, mõni ei tahtnud üldse enne seda arutada, siis sa lepidki sellega, aga ta läks õue ja sa oled rõõmus selle üle, eks. Aga pärast ikkagi see muljete jagamine oli ikka, et kuidas siis täna õuesõppepäev läks ja kõik siis rääkisid ja siis sellega kaasas ikkagi see, et mina naersin südames seda, et kuidas mõni siis läkski mõõdulindiga ja tegi siis terve staadioni pikkuse mõõtis ära ja siis ta pärast hakkas mõtlema, tegelikult ma oleks võinud ju paneele mõõta. Et see ongi, et ta jõudis ise lahenduseni, et minu jaoks oli ikkagi lausa rohkem see, et mitte, et mis ma tunnis tegin, vaid mis ma tunnis avastasin, sest iga õpetaja leidis midagi nagu eriti sellist kihvti, mis talle selle positiivse emotsiooni nagu andis. Et see oli minu jaoks see, mis nagu hästi palju seda rõõmu tagasi andis. Et see oli tegelikult õppimine ka õpetajate jaoks. Ja absoluutselt ongi ja koolis me ju kõik õpime. Et see minu arust on ka see üks vale mõtlemine, et kui õpetaja mõtleb, et ma olen täna väga hea õpetaja, sest et 25 aastat tagasi ma lõpetasin ülikooli. No ei ole ju nii, lapsed muutuvad, õppimine muutub, kõik muutub ja me kõik peame ajaga kaasas käima. Sama on ka koolijuhtidega. See, et sa oled 30 aastat tagasi ametisse valitud, ei tähenda, et sa oled väga hea koolijuht. Et me peame ikkagi ju kõik sammuga ju kaasas käima. Ja kui me nagu, ja siin on ka julgus, õpetaja täna ei julge ju öelda, et ma ei oska ja ma kardan eksida ja sest õpetaja on ikkagi kõva mutt, eks. Tema on see kõige õigem, tema läheb sinna tundi, et tema täpselt teab, mida tegema peab. Aga võib-olla kui öeldagi, et ma tegelikult õuesõppest väga palju ei tea kah, aga ma olen valmis õppima. Ja siis sa lähedki, teed selle esimese tunni ära, sa läksid vähemalt õuelastega, lapsed tulid sul kaasa vähemalt, sa ei kaklenud kellegagi, nad tulidki sinuga. Ja siis läheb see tund nagu läheb, järgmine tund teed veel paremini. Ja võib-olla lõpuks on sul nii suurepärane õuesõppetund, et sa tahadki ainult õues õppida ja polegi meil koolimaju enam vaja. Staadionit on ainult vaja. Me ju ei tea. Nii tore, aga mulle meeldib, et Eliise, tšau Eliise, Elvast on kirjutanud siis Egle sulle, et sa oled nii äge ja positiivselt nakatav, et nii tore, et räägid asjast siiralt ja ausalt. Nii et ma arvan, et see on üli tore lause, millega siis sinu ettekanne lõpetada. Aitäh sulle! Aitäh! Et kohe ise said ka, et vaatad, kus need pannid ja asjad on, et järgmine kord siis liikumislabori inimesed, olge teie ka valmis. Aga enne, kui me siis alustame lähme järgmise ettekande juures, ma palun teil tõusta püsti, sest me oleme ju tõenäoliselt väga kauaks ju istuma jäänud. Aga me ei tee väga midagi sellist keerulist, seega ma palun sul panna korraks silmad kinni ja panna sõrme niimoodi mõnusalt sõrmseongusse ja tuua need siia mõnusalt üles. Pane silmad kinni ja minu ütlemise järgi lihtsalt rahulikult vajud sina siis paremale, rahulikult paremale ja mõnusalt rahulikult vasakule. Hästi, nüüd uuesti rahulikult paremale ja rahulikult vasakule. Ja nüüd ole hea, lase need käed korraks alla ja nüüd hinga hästi sügavalt sisse. Sa hingad hästi sügavalt sisse, sa tuled kikivarvukile ja nüüd vaata, et sa ennast kuhugi jumala eest ära ei löö, aga hinga sügavalt välja, lase ennast niimoodi mõnusalt siia alla mõnusalt rippuma, nii et käed ripuvad ja kael ripub, pea ripub ja lase õlad vabaks. Las nad niimoodi mõnusalt raskelt kukuvad ja tule vaikselt üles tagasi. Ja võid silmad lahti teha, sest muidu sa ei näe, kes on meie järgmine ettekandja. Ja, aga meie järgmiseks ettekandjaks on siis Kadri ja tema tuleb meile läbi ekraani siis külla Sõmeru põhikoolist. Nii et palun, Kadri, ekraan on täiesti sinu päralt. Aitäh ja tere kõikidele. Ma küsin nüüd kohe alustuseks luba, et kas ma tohin ka alustada hoopiski ühe väikese liikumisülesandega? Muidugi võib. Hästi. Ja ma alustaksin sellise väikese ülesandega, et ma saadan teid luurele korraks. Ja igaüks saab nüüd ise otsustada, eks ju, et kas ta tahab minna ühele kiirele luureretkele kohvimasina juurde
või külmkapi juurde või hoopis tualeti juurde. Igal juhul, et meil on praegu, kell on täpselt 15:00. Lepime siis kokku, et 15:02 lõpeb meie luureretk. Et ülesanne ongi väga lihtne, et ma ei oska öelda, kas sa oled nüüd üksi või on keegi veel sul seal majas, eks ju, aga katsu nüüd oma luureretk läbi viia niimoodi, et mitte keegi ei näe sind. Et sa käid ära oma luureretkel nii, et keegi ei märka ja ei näe sind. Minul näiteks on kõrvaltoas koer, nii et mina püüan oma koerast mööda hiilida. Aga kohtume siin, nüüd on 15:01 juba, kohtume 15:03. Ma jäin instituudi juhatajale vahele nii, kui nina uksest välja pistsin. Kas keegi jäi veel vahele? Ma vaatasin, et mu põrandad ei ole väga hiilimiskindlad, et naksuvad natuke, et see on nagu ei ole väga hea variant, aga. No minu koer igal juhul ei teinud silmagi lahti ega ei keeranud külge, nii et mina jõudsin ilusti ära teha oma asjad salaja. Väga hästi. Nii hästi, aga kell ongi siis 15:03 ja mina olen siis Kadri Mark Sõmeru põhikoolist. Sõmeru põhikool on täiesti Rakvere külje all tegelikult, et Rakvere on meil siin kiviviske kaugusel, ma ise elangi Rakveres. Ja meil on põhikool ja meie põhikoolis õpib praegu siis vist 198 õpilast. Nii et ka selline armas väike kool. Liikuma kutsuva kooli perega me oleme nüüd teist aastat selle võrgustiku liikmed ja mina julgen küll väita, et see liikuma kutsuv kool on olnud meie kooli jaoks nagu selline värske tuuleiil. Et mulle tundub, et varem võib-olla meie koolis ka ikkagi oli üsna palju sellist istumist ja vähe oli näha, et inimesed oleksid väljas käinud. Aga nüüd ütleme need viimased paar aastat, kus me oleme olnud siis liikuma kutsuva kooli ja ka ettevõtliku kooli võrgustiku liikmed, et siis ma näen, et kuidagi jää on hakanud murduma ja hästi palju selliseid positiivseid muutusi on ka meie koolis, et aina rohkem ma näen õpetajaid ja õpilasi maja peal või maja ümber ringi toimetamas ja see on tõesti nii äge vaadata. Ja mina isiklikult ka, selles mõttes, et täiesti 100% minu kõige lemmikumad koolitused on kõik liikuma kutsuva kooli koolitused. Ma alati ootan neid, sest need on nii positiivsed ja sealt saab alati nii palju häid ideid. Et selles mõttes tõesti see on üks tõeliselt tore asi, programm. Nii, aga lähme siis meie ettekande juurde. Ma nüüd kohe jagan. No nii, aga et mina ise siis ka hakkasin, võibki vist öelda, et 2 aastat tagasi ma hakkasin katsetama ja proovima seda õues õppimist. Ja võib vist tõesti öelda, et praeguseks hetkeks nüüd, kui ma jälle ütlen õpilastele, et me lähme õue, et siis kui varem oli ikka see, et ma ei tea, on ju, et selline, nii ja naa oli see suhtumine, et siis nüüd on ikka pigem tõesti juba see, et õue ja jess, eks ju, et peaaegu mitte keegi ei ütle enam, et ta nagu ei taha minna, vaid pigem on just vastupidi, et küsitakse, et millal me jälle lähme. Et selline väga positiivne muutus on igal juhul toimunud, et õpilased tõesti pigem ootavad juba väga seda, et millal me jälle õue lähme. Nii, aga siis võib-olla ka hästi lühidalt need mõned väga olulised küsimused, kas, miks, kuhu, millal ja kui tihti. Et kas mina praeguseks hetkeks ütlen absoluutselt ja igatahes, et tõesti need kogemused on ikkagi reeglina alati positiivselt. Me tuleme õuest tagasi alati kõik nagu hea tujuga kuidagi
pea on värske, meeled on värsked, eks ju, ja erksad, et igal juhul see õues õppimine, isegi kui ta alati võib-olla ei õnnestu 100% nii, nagu mina olen seda mõelnud, et asjad võiks olla või olen tahtnud, et nad oleksid, siis ikkagi, et see kogemus on alati ikkagi pigem alati positiivne. Kuhu? No meil on selles mõttes kooliga väga vedanud, et Sõmeru kool on super luks koha peal, et meil on ümberringi on hästi palju rohelust. Meil on seal suur parkmets ja liiklust peaaegu ei ole. Et selles mõttes võimalused õues õppida on suurepärased. Ja mina olen õuesõpet tõesti siis teinud nii koolihoovis, kooli ümbruses, kui ka mina väga armastan teha ka õppekäike. Ma olen inglise keele õpetaja ise. Et inglise keeles me õppisime viikingite kohta ja Sõmerust sugugi mitte väga kaugel, kuskil 30 kilomeetri kaugusel on Käsmu ja Käsmus on meremuuseum. Ja Käsmu on tegelikult, seal on ka hästi palju olnud viikingiaegseid leide, nii et me käisimegi 7. klassiga Käsmus siis viikingite eluolu kohta kuulamas ja seal nad siis said ka näiteks selliseid viikingiaegseid mänge mängida. Näiteks muu hulgas see võib-olla nüüd ehmatab ära, aga tegelikult kõik oli turvaline ja kontrolli all. Nad said näiteks proovida kirveviset, eks ju, mis teadupärast oli ju viikingite ajal selline vägagi eluline oskus. Nii, ja siis näiteks paar aastat tagasi me 9. klassiga me õppisime inglise keeles. Teemaks oli meil kuritegevus, crime. Ja siis ma võtsin kätte ja uurisin, kirjutasin Tartu vanglasse ja küsisin, et ega neil juhuslikult ei ole sellist varianti, et nad võiksid pakkuda inglisekeelset ekskursiooni Tartu vanglas. Ja oli, selline võimalus oli täiesti olemas. Nii et me õppisime siis kõigepealt koolis inglise keeles kuritegevuse kohta ja siis me läksimegi Tartu vanglasse ekskursioonile ja tegelikult see terve päev oli ju liikuma kutsuv, sellepärast et see ekskursioon kestis seal 2 tundi. Me 2 tundi järjest jalutasime, see vangla territoorium on väga suur. Me terve selle aja jalutasime seal ringi ja pärast nad said veel käia tund aega linna peal. Nii et see päev oli väga sisustatud ja oli täis liikumist. Ja loomulikult siis kooli õue peal ka püüame ikkagi minna ükskõik mis ilmaga, et vahet ei ole, kas on siis päike või on selline hall ilm või talvel. Lumi on selles mõttes üks väga tänuväärne aine, mis tegelikult õuesõppeks pakub lõputult võimalusi. Nii, siin on siis selline väike ülevaade kõigest sagedamini nendest töövahenditest, mida mina kasutan siis õues kõige sagedamini. Kindlasti kohe kuuluvad nende hulka kriidid, et õues asfalt on tihtipeale meile nagu töövihiku eest, et sinna saab siis mida iganes, eks ju tõesti, et mida muidu kirjutaks võib-olla tunnis vihikusse, siis me läheme hoopiski õue, üks saab omale kriidi kaasa ja meie vihikuks on asfalttee. Ja see kriidiga kirjutamine ongi üks suur liikumine, eks ju, et see koosnebki ainult püsti, kuumargile ja kükakile liikumisest, et vägagi füüsiline. Kirjutamise alused kindlasti, et on suureks abiks, kui on vaja midagi kuskile kirjutada. No näiteks kirjutamisalused on alati meil kaasas, kui ma kasutan pärlikaarte, mis on ühed minu väga suured lemmikud, kui on vaja vastata. Ja samamoodi siis CD-sid olen ka kasutanud, et nendest juba oli siin natuke juttu, et millal iganes ühesõnaga kirjutada on vaja, et siis kirjutamisalused ja kerged, pliiatsi kirjutamisalus kätte ja minek. Purgikaaned. Purgikaantega me armastame teha seda purgikaane memoriini. Seda me ka erinevate klassidega teeme üsna sageli
jällegi jagame tiimidesse ja siis tegelikult see purgikaane memo on suurepärane ka meeskonna tööoskuste õppimiseks. Et väga huvitav on näha seda, et kas ja millal nad tulevad selle peale, et kui üks inimene läheb sinna neid paare otsima, et siis ta hõikab ka teistele oma meeskonna liikmetele, et mis sõnad ta leidis ja kas ta oskab need panna sama koha peale tagasi, et aidata siis oma tiimikaaslaste järgmine kord, kes läheb jälle neid gaasi sinna ümber keerama. Pesulõksud, eks ju, et millega siis riputada kas siis puude okste külge või kui vähegi võimalik siis erinevaid ülesandeid. Pildi peal mul ei ole, aga muidu ma armastan ka sageli kasutada neid huularõngaid, mis pakub ka väga palju erinevaid võimalusi. Näiteks mul pähe tuleb praegu siis see variant, et ütleme ühe huularõnga sees kuskil on mul mingid küsimused, kuskil kaugemal teise huularõnga sees on vastused ja kolmanda huularõnga sisse on siis vaja viia küsimus ja temale sobiv vastus. Et siis niimoodi nad siis liiguvad ühest kohast teise. Ja munakarbid ilmselt on ka, ma kujutan ette, et väga paljudele juba tuttav teema. Seda munakarpe pigem võib-olla kasutan rohkem väiksematega. Nii, ma mõtlesin siis tükk aega, et milliseid oma kogemusi ma siis jagaksin ja lõpuks otsustasin, et ma jagan siis teiega selliseid tegevusi, mis vajavad küll võib-olla rohkem aega ja planeerimist, aga 100% on seda vaeva väärt ja valisin välja 3 ülesannet, mis on siis kujunenud minu praktikas sellisteks kõige suuremateks hittideks just õpilaste hulgas. Et need 3 ülesannet on siis kõik just sellised, et mis tõesti, kui ma olen küsinud tagasisidet, siis eranditult kõikidele õpilastele on need väga meeldinud ja siis pärast alati on tulnud siis teistest klassidest õpilased minu juurde ja küsinud, et õpetaja, millal meie saame sellist ülesannet teha. Ja eks see tegelikult on ju mesiõpetaja kõrvadele ja kui nad selle käigus veel midagi õpivad, siis on ikka ekstra super. Aga esimene ülesanne, siis, mida ma jagan, on, et ma koostasin siis õpilastele sellise, kuidas ma ütlen siis, orienteerumine Rakvere linnas. Siin pildi peal on näha ka Guided Walk on the Streets of Rakvere. Ma koostasin siis neile sellise A4 teksti. Meil oli teemaks oligi liiklus ja siis inglise keeles enne me õppisime sõnavara ja neid, et kuidas anda juhiseid. Ja siis ma koostasingi neile siis sellise A4 pikkuse juhendi. Ja siin on siis täpselt kirjas, eks ju, et kus nad kõik läksid Rakvere linna. Meil oli eelnevalt, mul oli siis juba nad nädal aega ette teadsid, et selline ülesanne on tulemas, et ma saadan neid hoopiski Rakvere linna, eks ju, mis meie koolist on natuke ikkagi kaugemal. Ja teiste õpetajatega mul oli ka kokku räägitud, et ma varastasin selle ülesande jaoks veel 2 teise õpetaja ainetunnid. Aga selles mõttes alati kõik on läbi räägitav oma vahel, eks ju, et mina ja omakorda olen alati valmis oma tunde siis vajadusel niimoodi ära andma või laenama, et kui teistel on selliseid huvitavaid ülesandeid. Ja siis ja siin ongi siis ühesõnaga, nad jalutasid mööda selle juhendi järgi siis mööda Rakvere linna paarides. Mina armastan üldiselt õues jagada, kas grupid on mul tavaliselt kas 2 või 3 liikmelised, sest need on täpselt sellised, see on selline mõnus väike suurus, kus kõik nii-öelda siis tiimiliikmed suudavad veel olla keskendunud ja teevad nagu tööd kaasa. Et kui need grupid lähevad juba suuremaks, siis ikkagi alati tekib seda, et see 4. või 5. liige tegeleb juba hoopis millegi muuga, et ta nagu ei leia omale rakendust. Ja siis kaasas, siin on siis, neil pidi kõigil kaasas olema siis kas mobiiltelefon või fotoaparaat, et millega pilte teha. Nii et nad siis jalutasid mul seal niimoodi ühest punktist teise selle juhendi järgi ja igas punktis nad pidid siis tegema pildi, selfie endast, et ma näeksin, et ta on seal päriselt ka olnud.
ja kõik need pildid nad siis pidid üles laadima Padletisse, et minul on olemas kõikidel klassidel oma Padleti lehekülg, igal õpilasel on seal oma riiul, nii et siis sinna aeg-ajalt jälle nad saavad oma pilte või töid üles laadida. Jah, ühesõnaga, selle töölehe lõpus on mul siis veel olemas minu telefoninumber. Siin pildi peal seda ei ole, aga muidu õpilastel oli minu telefoninumber seal olemas, et kui keegi oleks äkki juhtunud hätta sattuma kuskil, et siis nad võisid mulle kohe helistada ja ma olin valmis nagu kuhu iganes siis startima neile appi. Ja selle ülesande lõpus siis ootas neid ka väikene auhind, et kui nad tegid kõik õigesti, siis nad lõpuks jõudsid Rakveres ühte kohvikusse, kus nad pidid ütlema teenindajale ühe koodi ja siis auhinnaks said nad sellise väikese karuküpsise, mis siin ühe pildi peal ka paistab. No nii, siis teine ülesanne. See ülesanne oli nüüd õpilastel möödunud kevadel distantsõppe ajal. Ma siiralt väga loodan, et me rohkem seda distantsõpet keegi ei pea läbi elama ja tegema. Aga jah, ühesõnaga, et see oli siis selline hea võimalus saata nad jällegi kodust arvutite tagant välja. Jällegi olen koostanud neile sellise juhendi, ja nad teadsid, et selle töö tegemiseks oli neil aega 2 nädalat. Sellepärast, et ma saatsin neid siis kas kuskile parki või metsa või mere äärde, kus nende ülesandeks, siit on näha pildi pealt, eks ju, neil oli 8 erinevat ülesannet. Näiteks esimene, et kui paljusid linde nad nägid, on ju, ja siis neil inglise keeles oli vaja nimetada, et milliseid linde nad märkasid. Ja see eeldab muidugi siis ka oskust sõnaraamatut kasutada, eks ju, online sõnaraamatut, et kõigil olid mobiiltelefonid kaasas, et tõlkida siis näiteks ja õppida, et mismoodi siis võiks olla tihane või vares või ronk või keda iganes nad seal siis märkasid. Linnulaulud, siis siin üks ülesanne oli korjata oma tee pealt üles näiteks ka prügi, et teha natukene ka head ja siin oli meisterdamise ülesanne ka, et kus siis nad loodusest leiduvate materjalidega pidid meisterdama ise. Ma mingit teemat neile otseselt ei andnudki ette, vaid lihtsalt oma fantaasial lasta siis lennata ja meisterdada midagi looduses leiduvate materjalidega. Ja siin jällegi see tekstist aru saamise ülesanne, eks ju, et sa loed, sa süvened, sul on vaja aru saada, mida on vaja teha ja jällegi neil oli siis vaja teha selle ülesande jooksul erinevaid pilte ja need pildid siis laadida üles jällegi Padletisse, et siis me saime kõik vaadata ka üksteise pilte ja töid. Ja muide, see ülesanne oli veel ette nähtud, et ma palusin, et kõigil, kellel võimalik, et nad teeksid seda ikkagi koos mõne pereliikmega või veel parem, kui saaks kogu perekonnaga teha. Nii et ja enamus seda vist tegid ka, et ikkagi osa, kes käis kogu perega ja mõni käis lihtsalt oma ema või isaga või hoopis suurema venna või õega. Aga igal juhul siis selle ülesande tulemusel ma mäletan küll, et paar lapsevanemat pärast kirjutas mulle ja tänasid, et nemad käisid nagu lapsega koos ja et oli väga tore ülesanne. Ja siin on näha siis need pildid, et sellest ülesandest, mis nad siis kõik Padletisse üles laadisid. Et nad pidid otsima loomajälgi ja putukaid. Varakevad oli, nii et siis oli veel viimane lumimaast, nii et paljud meisterdasid siis selle aasta viimase lumememme ja igasuguseid selliseid erinevaid väga vahvaid lahendusi, et endal ka pärast süda rõõmustas seda kõike vaadates ja nähes. Nii, ja selles mõttes kaugel see esimene lumigi enam on, et see on siis ilmselt tõesti vist tõenäoliselt minu senise õuesõppe karjääri kõige edukam projekt, kus ma kasutasin siis ära sulalume võimalusi, et me õppisime 5. klassiga inglise keeles siis planeete ja päikesesüsteemi
ja kuna ma ikkagi tõesti usun seda, et kõige paremini jäävadki asjad meelde väga kauaks, siis kui sa saad neid kuidagi kogeda omal nahal või läbi proovida. Ja siis oligi suurepärane võimalus, et lumi oli maas, ilm oli täiesti super, soosis minu ettevõtmist igati. Ja jällegi siis läksime hommikul juba välja ja ma muidugi esialgu naiivselt arvasin, et me saame selle kenasti niimoodi paari tunniga tehtud, aga see tegelikult kokkuvõttes võttis palju rohkem aega. Nii et see tuli üks selline huvitav päev, kus me alustasime 5. klassiga, aga pärast me siis lõpetasime seda projekti. Seal tulid juba teised ka appi, teistel juba hakkasid pärast seal tunnid lõppema ja siis 5. klass ka veel päeva lõpus tuli ja lõpetas siis seda meie planetaariumi. Et lumest siis valmistasimegi planeedid nii sellises järjekorras, nii nagu nad peaksid olema. Ja ma poest siis hankisin aerosoolvärvid, nii et me saime siis planeedid ka värvida sellist värvi, nagu nad peaksid siis umbes välja nägema. Ja mõtlesime ka lindude peale, nii et siis selle planeetide liikumise ümber päikese me siis tähistasime kaerahelvestega. Et loodetavasti siis mõni linnukene sai sealt ka meie töö lõpuks kõhu täis. No nii, aitäh kuulamast. Kuulata oli nii palju ja nii ülimalt põnev. Nii, aga kas keegi tahab midagi veel küsida, kes tunneb, et teil oleks mõni küsimus, siis ma arvan, et Kadri on nõus lahkesti vastama. Kõik on vist häbelikud, nagu ikka eestlastele kombeks. Nii, aga Katrin, kas sul on mõni küsimus? Jaa, minul on küll üks küsimus. Ma ütlen, enne esimesena rääkis meil Egle, kes on koolijuht ja sina, Kadri, oled nüüd õpetaja, et sinul on nüüd hea võimalus niimoodi õpetaja vaatest öelda, et kuidas koolijuht saab õpetajaid julgustada ja toetada võib-olla eelkõige õue minekut. Kui ma nüüd räägin enda kogemusest, et mismoodi minul see kõik on olnud, ma arvan, et kõik algabki ikkagi iseenda julgusest ja tahtmisest, et kuna mina ise olen ehtne näide sellest, et kui ma oleksin kooliõpilane, siis ma oleksin ilmselt see, kelle peale läheb päris palju auru pidevalt, sest mul on hästi raske 45 minutit lihtsalt istuda. Mul hakkab füüsiliselt ebamugav olla, ma hakkan nihelema, ma ei suuda. Mul on vaja kuidagi sirutada ennast vahepeal. Ja näiteks mul tundides on ka niimoodi, et mul õpilased kõik teavadki seda, et tundide ajal, kes tunneb, millal iganes, eks ju, ta tunneb, et tal nüüd on vaja korraks püsti tõusta või sirutada ennast, siis ta teebki seda. Kui ta tahab, ta läheb istub vahepeal põrandale, kui ta tahab, ta läheb vahepeal vaknalaua juurde, eks ju. Ja lihtsalt, see kõik on hakanud minust endast, et ma olen tahtnud leida nagu uusi võimalusi, et kuidas teha asju loomilikulisemaks, huvitavamaks ka minu enda jaoks. Ja siis ma iga kord olen niimoodi vaikselt hiilinud sinna direktori ukse taha, piilinud sisse, kas ma võin tulla ja siis küsinud, et mul on siuke mõte. Näiteks kas või see, et mingid abivahendeid on vaja olnud soetada, on ju, selleks, et läbi viia neid tunde. Ja siis ma niimoodi vaikselt häbelikult lähen küsin, et kas mul on luba need asjad nagu soetada. Näiteks siis, et kas meil on nagu võimalus koolil toetada nagu sellist ettevõtmist. Ja siis meil on tõesti selles mõttes vedanud, et meie direktor on väga toetav, et alati, kui midagi on vaja või õpetaja ise näitab üles mingit initsiatiivi, siis ta tõesti teeb kõik nagu endast, et aidata ja toetada. Et siis ma olengi kogu aeg aina julgemaks läinud. Nii et selles mõttes et just see, et sa toetadki, toetadki ja julgustad, eks ju, et mida iganes, et lihtsalt ise on ju paku välja, mis sa tahaksid, on ju, ja me saame selle asja tehtud, eks ju, et me leiame need võimalused ja need variandid. Kui ei küsi, ei saa teada, on ju.
Aga sa hästi palju rääkisid sellest ka, et sa oma tundide siukseid aktiivseid tegevusi tegelikult kasutad ka vanemate õpilaste tundides. Et võib-olla ma küsikski seda, et kuidas nagu need vanemate klasside õpilased just on nagu võtnud selle nagu vastu, et kas ei olnud nagu alguses seda, et issand, et õpetaja on täitsa rohud võtmata, et nüüd me siin püsti tõusma ja midagi tegema hakkama või on nagu, et kuidas nad on kuidas nad on kaasa tulnud ja et kas need meetodid sageli nagu hästi palju erinevad või tegelikult sa sageli kasutad ka sarnaseid meetodeid? Nüüd tuli 2 küsimust. Hästi, Maarja. Meetodid kindlasti erinevad, et see on kõik siuke, mis tuleb nagu kogemusega, et eks mul on ka olnud täiesti kindlasti neid olukordi, kus mina mõtlen, nüüd mul on siin 8. klass ja nüüd teeme siin, ma ei tea, vaikset diskot, eks ju näiteks ja panen sinna ekraani peale, eks ju, need diskoliigutused käima ja mõtlen, nüüd teen siuke mõnus vaikne disko ja siis kõik vaatavad mind tõesti sellise näoga, mis sul nüüd on? Aga niimoodi me õpimegi, eks ju, just. Et selles mõttes, et praeguseks mul on see kogemus tõesti juba olemas, eks ju, et on mingid variandid, mis sobivad väga hästi väiksematele ja siis on mingid variandid, mis sobivad paremini suurtele ja mis nendele vastupidi üldse ei sobi. Et eks selles mõttes kindlasti need 2. ja 3. aasta on natukene valivamad, aga kõik sellised liikumisülesanded, nagu mis on seatud, siis tõesti lihtsalt ringi, et sa, ühesõnaga, kui sa saadad neid jalutama, on need siis pärlikaardid või bingo või et kuskil, kus nad peavad siis ringi jalutama, kas kooliruumis või õues, eks ju, et see on kõik okei. Kui läheb juba diskotamiseks, siis enam ei ole väga okei. See vajab veel natuke harjumist, on ju? Jah, aga sellega on ka, mida ma näen, et need ikkagi klassid, mul on üks klass, kes on nüüd sellise liikumisega tänu nende esimesele klassi juhatajale, Kristel Viira, kes on ka meie koolis liikuma kutsuva kooli suur entusiast, ta praegu on pisikese beebiga kodus. Aga tema on küll oma klassiga, nagu esimesest klassist saadik on hästi palju kogu aeg teinud sellist liikuma kutsuvaid erinevaid ülesandeid ja nüüd nad on jõudnud 6. klassi, kus justkui tegelikult ju tavaliselt hakkab siuke häbenemine pihta, aga nemad ei häbene. Et nemad on tõesti siiamaani nagu nii hea meelega teevad ka seda vaikset diskot ja Let's Dance'i ja kõik asju nad teevad siiamaani väga hea meelega ja nad veel ei ole häbenema hakanud ja ma arvan, et see on suuresti tänu sellele, et nad on sellega lihtsalt nii harjunud. See on hea näide sellest, kuidas on võimalik koos kasvada selle liikumisega. Aga ma ikkagi urgitsen veel, et selles osas, et sa väga hästi tõid välja, et mingid tegevused võib-olla sobivadki paremini vanemale kooliastmele, et aga mis sa oled võib-olla veel lisaks nagu jalutamisele, et või sul ongi, et lisaks veel sellele diskole, et mis neile nagu väga ei ole läinud peale või et mis on veel olnud võib-olla hitid lisaks nagu pärlikaartidele, et mis neile on nagu niimoodi meeldinud. Et võib-olla siin on see koht, et kus sageli mõeldaksegi, et mis nende vanemate õpilastega peale hakata, et võib-olla mõned näpunäited selles osas ka veel. No vanemad õpilased on alati väga rõõmsad igasuguste õppekäikude üle, et need alati rõõmustavad neid väga. Siis, mis mul pähe tuleb veel, nendega sportlikud mängud tegelikult sobivad neile ka. Et kui sa paned neid siis, no kas või need huularõngastega, eks ju, või lumepallisõda, eks ju, nende paberitega, eks ju, et iga paberi sees on mingisugune ülesanne ja siis nad alguses siis teevad mingit lumesõda, eks ju, või tassivad neid siis ühest rõngast teise, eks ju. Et sellised pigem jah, siuksed sportlikud ülesanded kuidagi võistu peale või see ei pea ka olema võistu peale ja purgikaane memo ja et noh, kõik sellised, kus nad ei pea võib-olla tantsima. Kõik taandub selle peale, et info kõigile, kõik, mis selle tantsu vanemale kooliastmele väga hästi sobib. Meil on see valem on leitud. Ja kusjuures, näiteks, ma ei mäleta, 8. klassiga vist meil oli teemaks sport ja teadupärast siis Suurbritannias on üks väga populaarne spordiala on rugby, millest enamus eestlasi ja eriti õpilased ei tea mitte midagi. Nii et siis me õppisime siis selle spordi raames natukene vaatasime videos ja õppisime, mis asi see rugby selline on ja ma hankisin endale rugby palli ja me tekitasime rugby väravad ka õue ja me läksime ja me proovisimegi selle mängu läbi.
mille tulemusel nad teavad nüüd täpselt, mis asi on rugby ja nad väga, muidugi rugby on väga karm mäng, me tegime sellise natukene leebema ja lihtsustatud variandi sellest. Ja mul oleks olnud juba järgmised küsimused selle kohta. Ja, et nad täiega ikkagi nautisid seda, isegi tüdrukud, no eks muidugi mõni tüdruk ikka püüab kuskil seal nurgas rohkem niimoodi tagaplaanil olla, eks ju. Aga poisid läksid ikka väga nagu lärtsu täis ja noh, selles mõttes, et nad said liikuda, nad nautisid ja nad teavad nüüd väga hästi, mis mäng on rugby. Võib-olla veel mingi selline hea nipp õpetajale, kes ei ole julgenud siiani minna õue, et selline, noh, esimene asi, et mida proovida või kuidas alustada? Kui ma mõtlen nüüd iseenda peale, kuidas ja millest ma alustasin. No kõige lihtsam, kui räägime nüüd vahenditest, siis kõige lihtsam võib-olla tõesti ongi alustada sellest, et hankida endale need õuekriidid. Ja õuekriidid, eks ju, võtta ja noh, siis muidu päris vihmane ilm ei sobi, aga muidu ju igal ajal, eks ju, õue ja lihtsalt võib-olla ongi see, et alguses kardadki sellest mugavustsoonist välja minna, on ju, et siis sul ongi näiteks see turvatunne, et sul on tegelikult see töövihik ja see vihik ikkagi olemas, aga ta on teisel kujul. ja hõlmab endas liikumist, sest et kriitidega sul ei ole võimalik muud moodi, kui sa pead seal võimlema, eks ju, et need asjad sinna asfaldi peale saada. Et alustada mingitest hästi lihtsatest asjadest või tõesti lihtsalt mingi teema, eks ju, ja minnagi kuidagi õue lihtsalt seda kinnistama sinna, et kas või näiteks, et loed mingit dialoogi, on ju, ja siis lähedki õue ja siis õues nagu mängite läbi selle dialoogi, eks ju, näiteks, et mingid sellised hästi lihtsad asjad, et mida alguses proovida ja siis kindlasti väga abiks on liikuma kutsuva kooli koolitused, kus saab alati väga toredaid ideid ja ka abivahendeid. Kõik abivahendid, mis mina olen saanud, need on mul regulaarselt kasutuses praegu kogu aeg, nii et väga soovitan. Väga kena, aitäh. Nii. Siis me vist tegelikult olemegi jõudnud lõpusirgele, et suur aitäh meie esinejatele, veel pikk pai teile. Et suur aitäh meie esinejatele, veel pikk pai teile. Aitäh kõigile, aitäh kutsumast ja aitäh kuulajatele. Just. Ja Katrin, ma vaatan, Katrin Antslast on kirjutanud, et esimese asjana võib minna selle kolleegi tundi külastama, kes juba on õuesõppe tegija.